Anna neile teada, et sa annad midagi välja, ma annan ka midagi välja. Sa tead küll, mida ma mõtlen. Uus kraan tuleb välja 17. oktoober. Ilmumas on uus video ja detailid suure föderaalse juhtumi kohta, kus prokurörid väidavad, et räppar Pooh Shiesty hoidis oma endist kolleegi Gucci Mane'i relva ähvardusel, püüdes vabaneda oma plaadilepingust. Nüüd, kui Pooh Shiesty võikleb selle nimel, et enne kohtuprotsessi vanglast välja saada, mis on veel mitme kuu kaugusel, avaldab valitsus veelgi rohkem väidetavat väärkäitumist, väites, et teda ei saa vabaduses usaldada. Oleme läbi vaadanud uued dokumendid, et tuua teieni selle juhtumi kõige värskemad arengud ning kutsume siia advokaadi, kes on selles asjas Pooh Shiestyt esindanud, Bradford Coheni. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitab Law and Crime. Mina olen Jesse Weben. Muide, kui te jälgite meid siin Law and Crime'is, siis te võite märgata, et me paneme kõik need klipid kiiresti üles nende kiiresti arenevate lugude kohta. Ja kui tegelete sisu loomisega, kui panete midagi sotsiaalmeediasse üles, siis võite mõelda, kuidas me seda suudame teha. Noh, me kasutame midagi, mida nimetatakse opus klipiks. See on kõik ühes tehisintellektil põhinev redaktor, mis teeb videote lõikamise, loomise ja üleslaadimise igale platvormile väga lihtsaks. Tehisintellekti abil loob opus klip lisakaadreid, kadreerib ümber videomaterjali ja puhastab isegi heli. See on nii lihtne. Lihtsalt külasta opus.pro, /opus.pro/Jari. Registreeru, lae oma video üles ja mõne minutiga on sul ideaalselt töödeldud klipid valmis TikToki, lühivideote või Reelse jaoks. Opus Clip on tõesti sinu kõik ühes lahendus. Ja sellise tööriista nagu Opus Clip olemasolu tähendab, et meie produtsendid saavad sulle viraalseid kohtuudiseid koheselt edastada. See on kõige võimsam tööriist ideede avamiseks ja professionaalseks monteerimiseks. Mina aadressile opusteste.pro karta /opusteste.pro/pobasign, et saada tasuta nädal ja seejärel 50% soodustust. Kas oled näinud seda klippi, mis on internetis ringelnud? Tõenäoliselt oled. Praegu ei ole täpselt selge, kust see pärit on või kuidas sisuloojad selle kätte said, aga sellest räägime ka. Aga väidetavalt näitab see hetke, mil Pooh Shiesty, päris nimega Lontrell Williams Jr. ja tema kaassüüdistatavad hoidsid väidetavalt räpparit ja plaadifirma juhti Gucci Mane'i relvaga ähvardades kinni. Väidetavalt oli see kõik sellepärast, et Pooh Shiesty tahtis oma plaadilepingust välja saada. Nüüd toome siia Bradford Coheni, staaride advokaadi, kes esindas Pooh Shiestyt selles asjas mingil hetkel kuni hiljutise ajani. Aga saame tema vaatenurga kogu sellele loole. Aga vaadake ise seda videot. Sa oled purjus ja see ongi kõik. See ongi kõik. Anna neile teada, et sa annad midagi välja. Annad välja, saad aru? Uus kraam tuleb 2017. Teevitused tõelistele vendadele. Pole kunagi politseitööd teinud ega midagi sellist end. Ütle neile, mis toimub. Aga me just tegime selle ära ja see on tehtud. Mida sina tegid? Sa hüppasid. Sa ütlesid, et tahad olla narutiilja. Kirjuta alla ja ongi tehtud. Nii et me kinnitasime selle klipi näilist autentsust föderaalse avalduse ekraanipiltidega, mis näitasid samu inimesi samas stuudios. Sest ekraanipiltidel on mees, kes näib olevat Gucci Mane. Tema nägu on kaetud sildiga RD, mis tõenäoliselt viitab tema päris nimele Roderick Davis. Väidetavalt on ka Pooh Pucci nähtav, kandes oma iseloomulikku balaklaavat. Samuti on näha, et üks tema kaassüüdistatavatest, kelle föderaalid on tuvastanud kui DeMarcus Glover, seisab Gucci Mane'i lähedal ja hoiab väidetavalt suurt relva. Ja föderaalid väidavad, et Rodney Ray Jr., tuntud ka kui Big 30, on see, kes tegelikult salvestab. Me teame ka, et föderaalprokurörid esitasid kohtule digitaalseid tõendeid sisaldava USB mälupulga 25. juunil. See oli selles juhtumis suur edasiminek. See on viimane tõend, mis on Pooh Shiesty vastu välja ilmunud, sest teda süüdistatakse selles, et ta korraldas väidetava jultunud röövi ja inimröövi plaani. Ja põhjus, miks see USB video ja tõendid on hiljuti välja tulnud, on vastus Pooh Shiesty õigusmeeskonna taotlusele tema eelvangistuse tingimuste uuesti läbivaatamiseks. Sest Pooh Shiesty on olnud vangistuses sellest ajast, kui tema ja tema kaassüüdistatavad, sealhulgas tema isa Lontrell Williams Sr. süüdistati vandenõus inimröövi toimepanemiseks, inimröövis, vandenõus väljapressimises ja sellistes kuritegudes. Nüüd, süüdistusakti kohaselt korraldas Pooh Shiesty väidetavalt kohtumise Gucci Mane'iga selles kontorihoones Dallases, Texases. Siin asub ilmselt muusikafirma 1017 salvestusstuudio. Pooh Shiesty oli ilmselt alates 2021 aastast selle plaadifirma lepinguline artist, kuid väidetavalt soovis ta lepingust välja astuda. Nüüd, kuidas teda süüdistatakse selles, et ta üritas lepingust välja saada, on huvitav, sest prokurörid väidavad, et ta ei kasutanud selleks advokaati. Nad väidavad, et ta kasutas vägivalla ähvardusi, et saada, mida tahtis. Ja siis süüdistatakse teda ja tema väidetavaid kaasosalisi Gucci Mane'i ja tema saatjaskonna röövimises lahkumise ajal.
Muide, süüdistatava saabumine hoonesse jäädvustati väidetavalt hoone turvakaameratega ning kaadrid sellest lisati kriminaalkaebusele. Ja see on uus, muide, tekstisõnumite vahetus, mis lisati prokuratuuri vastusesse Pooh Shiesty kautsjoni taotlusele ja mis väidetavalt näitab plaani kujunemist. Seal öeldakse, tsiteerin, Williams Jr., kasutades nime Michael Myers, arutab vajadust 6, 30 või sertifitseeritud järele, mis arvatakse viitavat sertifitseeritud jõuguliikmetele selleks laupäevaks, 10. jaanuariks 2026. Keegi teine selles vestluses ütleb, mul on kass ja TRX. Prokurörid usuvad, et kass viitab 2020 aasta Dodge Charger Hellcatile, mis kuulub või väidetavalt kuulub süüdistatava Rodney Reiti isale ja mida väidetavalt nähti kaameral kontorihoonest lahkumas, eks? Väidetav kuriteopaik. See on kirjas kriminaalkaebuses ja uurijad väidavad, et jõuk võttis luksusesemeid Gucci Mane'i ja teiste väidetavate ohvrite käest, sealhulgas kaelakee, keti, kellad, Louis Vuittoni koti. Ja prokuröride sõnul ilmusid väidetavalt need samad esemed hiljem süüdistatava sotsiaalmeedia lehtedele. Ja hoolimata sellest, mida võib nimetada taaskord, nad on süütud kuni nende süü tõestamiseni, kuid võib väita, et tema vastu on ilmne tõendite laviin, võitleb Pooh Shiesty õigusmeeskond selle nimel, et ta vanglast välja saada. Nii et kohtunik keeldus Pooh Shiestyle varem sel aastal kautsjoni andmast, kuid tema advokaadid soovivad selle otsuse ülevaatamist. Muide, tema kohtuprotsess lükati edasi 2027 aasta veebruarisse. Selle aja jooksul võib palju muutuda, kuid tema meeskond ütleb, et ta tuleks enne kohtuprotsessi vabastada rangete tingimustega. Enne kui me üldse räägime selle avalduse argumentidest, tahaksin ma natuke tagasi minna ja rääkida veidi Pooh Shiesty varasematest kogemustest õigussüsteemiga, sest see on oluline. 2022 aasta aprillis mõistis föderaalkohtunik Miamis Pooh Shiestyle 63 kuud vangistust, mis on veidi rohkem kui 5 aastat vanglas. Ja osana kokkuleppest tunnistas ta end süüdi ühes raskes kuriteos, vandenõus tulirelvade omamiseks, vägivaldsete ja narkokaubandusega seotud kuritegude sooritamiseks. Süüdistusdokumentide kohaselt usuti, et Pooh Shiesty kuulus gruppi, kes tulistas 2 inimest ning varastas narkootikume ja kallihinnalisi tosse Miami-Dade'i maakonna hotellis 2020 aastal. Pooh Shiesty vabastati eelmisel aastal oktoobris föderaalsest vanglate büroost ehk BOP-st. Ja ilmselt allkirjastas räppar eelmisel sügisel dokumendid, milles olid kirjas kõik reeglid, mida ta koduarestis olles järgima peab. Nende dokumentide kohaselt nõustus Pooh Shiesty järgnevaga, tsiteerin, ma ei tarbi mingisuguseid alkohoolseid jooke. Ma allun uriinianalüüsidele või alkoholitestidele vastavalt RRC kriminaalhoolduse nõudmistele. Eelvangistuse läbivaatamise taotluses märkis Pooh Shiesty õigusmeeskond järgmist, tsiteerin, ta ilmus igale nõutud uriinianalüüsile. Ta ei andnud kunagi positiivset proovi. Ta täitis kõiki koduaresti tingimusi eranditult. Asi on selles. Texase prokuröride sõnul ei olnud räppar reeglitest kinni pidanud. Föderaalvõimud esitasid kohtule mitu tõendit, sealhulgas juhtumiaruanded Pooh Shiesty väidetava keeldumise kohta läbida uriinianalüüsi testid VOAs ehk organisatsioonis Volunteers of America, millel on BOP-ga leping. Näiteks ühes aruandes öeldakse, et klienti teavitati 21. märtsil 2026 hommikul, et ta peab ilmuma VOA asutusse, et anda uriiniproov. Hiljem samal õhtul võeti kliendiga telefoni teel ühendust, et talle uuesti meelde tuletada vajadust uriiniproovi andmiseks kohale ilmuda. Klient väitis, et tal puudub transport, kuna tema produtsent oli linnast väljas. Klient küsis seejärel, kas ta võiks tulla järgmisel hommikul esimesel võimalusel. Ma teavitasin klienti, et pean selleks loa saama ja helistan talle tagasi. Pärast vestlust Preili Blairiga olukorra kohta andis ta loa, et klient võib järgmisel hommikul kohale tulla. Seejärel võtsin kliendiga ühendust ja teavitasin teda, et ta peab ilmuma 22. märtsil 2026 kell 10.00 hommikul. Klient kinnitas, et sai aru. 22. märtsil 2026 kell umbes 20.01 ei olnud klient kohale ilmunud. Teises aruandes on kirjas, et 9. novembril 2025 kell umbes 13.39 paluti kliendil Lantrell Williamsil anda uriiniproov. Antud proov oli külm ja selle temperatuur ei olnud vahemikus 90–100 kraadi. Juhatajad teavitati, kes soovitas juhtunu üles märkida kui keeldumise. Prokuratuur esitas väidetavalt ka need tekstisõnumid, mille Pooh Shiesty olevat saatnud ja mis nende sõnul tõendavad, et ta jõi alkoholi hoolimata selle keelust. Näiteks üks sõnum väidetavalt 13. oktoobrist ütleb pilves ja purjus, 18. oktoobrist olen purjus, 25. jaanuarist jään purju. Ja vestluses, mis näib olevat 31. jaanuarist, kirjutas Pooh Shiesty väidetavalt,
mis toimub? Ma just ärkasin, olin täitsa sassis. Isik vastab, sa olid purjus, LMAO. Ja Po Shiesty vastas väidetavalt, jah mees, vajusin stuudios ära, tead mis veel? Väidetavalt sattus räppar isegi veebruaris purjus peaga autoavariisse. See on uus väide. Prokuratuuri taotluses oli tekstisõnumite vestlus, kus oli järgmine vahetus. Tsiteerin. Ma sattusin avariisse. Mis asja? Vau, sa olid purjus? Jah, aga keegi sõitis mulle otsa. Nii et vaata, tundub, et ta väidetavalt ei olnud oma vabastamise tingimustega eriti koostööaldiseks. See on väide. Ja kuula seda. Föderaalvõimud väidavad, et Po Shiesty oli sisuliselt mestis juhtumijuhiga, kes aitas tal saada päevalubasid. Nende vastuses öeldakse järgmist. Tsiteerin. Uurijad on nüüd teada saanud, et Williams Jr. oli sobimatus suhtes vähemalt ühe oma VOA juhtumijuhiga ning et see VOA töötaja oli aktiivselt seotud võltsitud päevalubade sisestamisega, mis võimaldasid Williams Jr.-il reisida lubamata asukohtadesse ajal, mil ta oleks pidanud olema koduarestis. See väärkäitumine jätkus ka inimröövipäeval 10. jaanuaril 2026. Sel päeval sisestas töötaja 3 päevapääset, mis võimaldasid Williams Jr.-il reisida ning võttis temaga päeva jooksul ühendust 19 korda. VOA lõpetas hiljem selle töötajaga töölepingus sellise käitumise tõttu. Paneb mõtlema, kas temast saab tulevasel kohtuprotsessil võtmetunnistaja. Aga mida veel kaitse esitas põhjendusena, miks Po Shiesty tuleks vanglast vabastada? Nende sõnul on selle juhtumi võtmetunnistaja. Gucci Mane võttis oma ütlused tagasi. Jah, nende avalduse järgi öeldakse, tsitaat, jätke kõrvale see, mida valitsusel ei ole ja mis alles jääb, on see. R.D. Radrick Davis või näiliselt Radrick Davis ütles tällase politseile 10. jaanuari õhtul, et härra Williams ähvardas teda relvaga, sundis teda allkirjastama lepingu lõpetamise ja röövis temalt ehted. See avaldus, mille edastas FBI agent, kes ei viibinud sündmuskohal ega intervjueerinud R.D.'d isiklikult, on kogu valitsuse juhtumi sisu, mis puudutab põhitegu. Area Agent Hansen tunnistas ristküsitlusel, et FBI pole 4 kuu jooksul pärast juhtumit võtnud ühtegi ametlikku ütlust üheltki 5 väidetavalt kannatanult. Veelgi kahjulikum on see, et R.D., selle juhtumi keskmes olev mees, on sotsiaalmeedias avalikult eitanud, et midagi sellist oleks juhtunud. Ta on postitanud videoid, milles lükkab valitsuse versiooni ümber ja vastavalt kaitseadvokaadi vaidlustamata väitele kohtulikule on ta näidanud väidetavalt varastatud ehteid, justkui need oleksid endiselt tema valduses. Agent Hansen ei teadnud nendest postitustest ja kinnitas, et keegi FBI-st ei olnud pärast nende ilmumis R.D.-ga rääkinud. Kaebuse esitaja, kes avalikult loobub süüdistusest, ei ole väike tõenduslik nüanss. See on põhimõtteline probleem. Vaata, kui see on tõsi, võib see tõesti föderaalide juhtumit kahjustada. Aga pea meeles, Gucci Mane ei olnud selle väidetava väljapressimise ainus oletatav ohver. Tegelikult esitas mees, keda kohtudokumentides nimetatakse C-Tricki Vableuks ja kes väidetavalt oli üks Gucci Mane'i turvameestest, kohtule mõjuavaldusavalduse, milles ta nõudis, et Po Shiesty jääks vahi alla. Ta kirjutas, tsiteerin. Enne seda juhtumit anti härra Williamsile teine võimalus ja talle määrati kautsjon koos järelevalve tingimustega. Vaatamata neile tingimustele süüdistati teda taas uue kuriteo toimepanemises, mille tagajärjel tulistati inimest. Minu naine ja mina kardame mõlemad, milline võiks olla tema mõttelaad, kui ta vabastatakse. Pärast seda juhtumit olen hakanud jälgima oma kodu juurest mööduvaid autosid, kartes, et tema või keegi temaga seotud võib üritada mulle või mu perele kahju teha. Mul on väikesed lapsed ja selle hirmu tõttu olen piiranud nende võimalust õues käia ja tavalisi tegevusi nautida nii, nagu nad peaksid. Austatud kohtunik, palun teil kautsjoni küsimuses otsust tehes arvestada minu ja mu pere turvalisusega. Ma usun, et härra Williamsi kinnipidamine on vajalik, et meid kaitsta ja vältida edasist kahju. Aitäh, et leidsite aega minu murede ärakuulamiseks. Lugupidamisega CW, Texase ohver ja ellujääja. Vaadake, kaitse loodab koduarestile. Nad tahavad tingimusi, mis oleksid sarnased neile, mis tal olid pärast vanglast vabanemist. Seega 24-tunnine koduarest, GPS jälgimine, pidev kolmanda osapoole jälgimine, mida juhivad pensionil FBI eriagent ja pensionil DEA eriagent. Po Shiesty võiks väidetavalt tagada kautsjoni kuni 8 kinnisvaraga. Tema meeskond soovitab, et ta annaks ära kõik reisidokumendid ja passid, kehtestataks suhtlemiskeeld nii väidetavate ohvrite kui ka kaassüüdistatavate suhtes või leitaks muu viis, kuidas hajutada võimalikke muresid tema vabastamise korral.
kuid valitsus vastas. Valitsus esitas sellele vastuseks 25-leheküljelise dokumendi koos mitme lisaga, mis vaidlustasid osa kaitseargumentidest. Näiteks väidavad nad, et niinimetatud lepingu vabastamise dokument, mille kohta kaitse väitis, et seda ei leitud, siiski avastati. Tundub, et väidetav juhtumi video toetaks seda. Süüdistus tõi samuti välja, et isegi kui Bushaisti kannab jalavõru, ei takista see teda väidetavalt kuritegusid toime panemast. Ta kandis seda ka siis, kui kogu see väidetav röövimine ja inimrööv aset leidis. Nii et vaadake, kohtunik pole veel otsustanud, kas kautsjon määratakse või mitte, aga teate, me hoiame sellel silma peal ja vaatame, mis saab. Okei, meil on erikülaline. Tahan taas tervitada Bradford Coheni, kes pole mitte ainult kuulsuste kriminaalkaitsja, vaid esindas ka Bushaistiid selles kriminaalasjas. Suur tänu, et leidsite aega. Alati hea teid näha. See on märkimisväärne areng. Ma mõtlen, et viimati, kui me sellest rääkisime, oli küsimus, mida prokuratuuril tegelikult on, mis on nende tõendid? Muidugi. Ma mõtlen, neil näib olevat see video ja neil näib olevat lepingu koopia. Tundub, et kaitsel saab raske olema. Muidugi, seda saab vaadata mitmel viisil. Esiteks, kui see juhtum algselt esitati, siis põhjus, miks ma arvasin, et see juhtum on nii lohakalt tehtud, oli see, et neil polnud midagi sellest olemas, eks. Nad alles otsisid neid asju. Nad ei teinud ühtegi läbiotsimisluba, millega oleks saanud need asjad varakult kätte. Nad ei teinud ka ühtegi füüsilist läbiotsimisluba asukohtade suhtes. Nad lihtsalt ei teinud selle juhtumi alguses tööd ära. Nad lihtsalt esitasid süüdistuse. Minu algne väide oligi, et neil pole ühtegi neist asjadest olemas ja neil tõesti polnudki. Sellest ajast alates on nad ilmselgelt oma tööd teinud ja hakanud neid asju avastama. Nüüd oleks rumal öelda, et vau, see on kaitse jaoks suurepärane video, sest see ei ole nii. Aga samas oli minu argument kautsjoni arutelul, mida ma juhtisin see, et isegi kui neil oleks kogu see tõendusmaterjal, ei tõuse see ikkagi föderaalse inimröövi süüdistuse tasemele. Süüdistused, millega teda süüdistati, ei vasta sellele tõendusmaterjalile, mis neil on, ega tegelikele koosseisudele. Nii et see on tegelikult juriidiline argument. Ma saan aru, mida rahvas arvab ja ma postitasin täna oma Instagrami ning arvamus on selline, et temaga on kõik läbi. Ja see, et issand jumal, ta on kõigis nendes erinevates asjades sees, nad ei mõista selle taga olevat juriidilist argumenti. Nüüd, see võib olla osariigi juhtum, see võib olla mõned osariigi argumendid. Võib olla teisi föderaalseid süüdistusi, mis oleks pidanud esitatama, aga mitte föderaalset inimröövi süüdistust. Selgita mulle, miks see sellele ei vasta? Et föderaalse inimröövi süüdistus kehtiks, peab olema mingi kasu ja see kasu tuleb tõestada. Ja nende kasu, nende teooria sellest kasust, see on üks element muide. Teine element on see, et mängu tuleb mingisugune osariikide vaheline kaubandusklausel. Nad ei suuda tõestada, et need relvad on valmistatud väljaspool Texase osariiki, mis on tavaliselt viis, kuidas nad föderaalkohtusse inimröövi juhtumeid toovad. See peab mõjutama osariikide vahelist kaubandust. Siis nad ütlevad, et võib-olla nende mobiiltelefonid olid kasutusel. Nad suhtlesid oma mobiiltelefonidega. Sellel pole mingit mõtet, sest nad ei näidanud sellest midagi. Aga reisimine? Seega tuleks tõestada, et nad reisisid just selleks, et inimröövi toime panna või selle kuriteo toimepanemiseks. Seda pole tõestatud. See oligi minu algne argument. Mul oli kohtupraktika, mis seda toetas. Ja ma tõesti arvan, et see oli väga selge argument, mida kohus lihtsalt ei tahtnud arvesse võtta. Ta lihtsalt nägi, et okei, FBI agent tuli kohale, ütleb, et on toimunud röövimine, ma ütlen ka, et on toimunud röövimine. Tegelik kohtunik, kes tol ajal tõendeid vaatas, ütles, et ma ei näe, kuidas see oleks föderaalne röövimisjuhtum Peak 30 ja puuisa puhul nende kautsjoni arutanud. Nad esitasid kohtunikule kaebuse ja kohtunik ütles, et ma ei näe siin föderaalset röövimisjuhtumit. Ma annan neile kautsjoni. See ongi endiselt vaidluse koht. Kas on veel muid föderaalseid süüdistusi või erinevaid föderaalseid süüdistusi, mida nad võivad kaaluda? Kindlasti. Aga see tehti nii kiirustades ja lohakalt. Meil oleks pidanud juba esimesest päevast alates olema õige süüdistus, õigete süüdistuspunktidega ja ma arvan, et see oleks olnud selgem juhtum nii kaitsjale kui ka valitsusele. Kas see on väljapressimine? Kas see on katse? Kas see on vandenõu väljapressimise toimepanemiseks? Ma arvan, et selleks on olemas argument. Ma arvan, et nende küsimuste jaoks on olemas mõned argumendid. Jällegi sa puutud ikka kokku küsimusega, kas tegemist on föderaalse väljapressimisega või osariigi väljapressimise juhtumiga. Ma arvan, et seal on lihtsalt mõned probleemid, juriidilised küsimused, mida tuleb tõstatada juhuks, kui esitatakse apellatsioon või kui tekib midagi sellist. Nüüd X-faktor siin on see, et süüdistatavaid on palju. Ja kui sul on palju süüdistatavaid, siis sa tead sama hästi kui mina, et kurjategija jaoks on kõige parem, kui kuriteo paned toime üks inimene.
halvim kuritegu pannakse toime 8 inimese poolt, sest 8-7 pööravad tõenäoliselt ühe vastu. Ma arvan, et see ongi nende suurem mure, et need inimesed võivad pöörata Pooh või tema isa või Big 30 vastu, sest just neid nad tegelikult tahavadki. Teised on pigem kõrvaltegelased. Ja niil ei pruugi olla piisavalt raha heade advokaatide jaoks. Sellistes juhtumites, kus on mitu kaassüüdistatavat, toimub nii palju asju, et mingil hetkel hakkab kõik lagunema. Oletame korraks, et see teooria vastab tõele ja föderaalsüüdistused klapivad. Võtame selle hetkeks aluseks. Kui ma vaatan seda videot, siis ma mõtlen, kuidas kaitseadvokaat seda selgitada suudaks. Kas üks võimalik argument on see, et ta ei olnud tõsine? Ta ei olnud tõsine. See on veider klipp. See on natuke imelik klipp. Näed väidetavalt relvaga meest, väidetavalt üht kaassüüdistatavatest. Ta on seal. Ta ütleb kaamerasse, ma olen lepingust vabastatud. See on imelik video. Ja tead, üks argumentidest, mida esitatakse, ja paranda mind, kui ma eksin, on see, et Gucci Mane ei võtnud seda tõsiselt, ta läks sotsiaalmeediasse ja nagu kaitse ütleb, et ta võttis oma ütlused tagasi. Kas on kuidagi võimalik seda videot vaadates arvata, et see polnud tõsine? Nagu see oli, ma ei tea. See polnud lavastatud, aga see oli mingi trikk või? Ma ei tea, kas see üldse midagi tähendab, aga kas ma eksin selles osas? Eksi, ma mõtlen, seda videot saab vaadata mitmel moel, sõltuvalt sellest, millised tõendid välja tulevad. Kui ma seda videot vaatan, siis kui nad ütlevad, et see video on päris ja mitte nagu lavastatud või nali või midagi sellist, siis võiks neid argumente esitada või on olemas tõendeid, mis näitavad, et see pole nii. Siin on need probleemid, mis tekivad, eks. Esiteks oli väide see, et Pooh'l oli AK-47. Pooh oli see, kes sundis teda dokumenti allkirjastama AK-47-ga. Videos ei ole Pooh'l relva käes. Ta väidab, et tema filmib seda. Avalduses öeldi, et Big 30 filmis seda ja et Pooh oli see, kellel oli relv. Siis öeldakse ka, et kogu ehted võetakse ära. Ehted võetakse enne või pärast seda, kui ta stuudiosse läheb. Sa näed Gucci't, väidetavalt Gucci't, kellel on endiselt teemant kõrvarõngad kõrvas. See oli üks asjadest, mida ta ütles, et ta sundis neid teemant kõrvarõngaid kõrvast välja võtma. Nii et kui see oli nii, miks nad siis teda kohe seal ei röövinud? Nad filmivad seda videot, teate küll, pane video kinni, röövida kohe seal stuudios ära, selle asemel, et oodata, kuni nad stuudiost välja lähevad ja siis teda röövida. Selle videoga on ikka veel palju küsimusi, isegi kui me eeldaksime, et see video pole imelik, aga see on väga imelik. Ja see, kuidas see teisel päeval oli, seal on üks tüüp, kellel näib olevat relv kaasas, kui ta ütleb talle, et ma olen lepingust vabastatud. Ma mõtlen, teine argument on see, et see tundub üsna selge. Lähtudes ütlustest, lähtudes sellest, mida prokuratuur on näitnud, see näib vastavat sellele narratiivile, mis on selles videos. Ta ütleb ka midagi sellist nagu, ma juba ütlesin, et sa oled lepingust vabastatud. Lihtsalt kehakeel on imelik, vestlus on imelik. Ja mul on olnud palju vestlusi Gucci'ga enne seda kõike. Tead, ma olin Gucci'ga väga sõbralik Pooh esimese juhtumi ajal, sest ma esindasin Pooh'd tema esimesel juhtumil. Jah, mulle tõesti meeldib Gucci. Ma arvan, ta on hea mees. Ja seda videot nähes ei tundu, et see oleks Gucci'le omane, olenemata sellest, kas videos on relv või mitte. Ma tunnen Gucci't, nagu seda vana Gucci't. Ja ma ei usu, et see, kuidas talle sellest räägiti, käed taskus ja rahulikult öeldes, hei, sa oled oma lepingust vaba, arvestades kõiki neid asju, mis toimuvad, oleks tema moodi. Tundub tõesti ebatavaline, et Gucci on sellises olukorras ja ma saan aru, kõik ütlevad, seal on AK-47, seal on palju tüüpe. Ma mõtlen meie vahel öeldes Gucci oli kunagi John Wick. Sa tead, mitte vägivaldne John Wick, vaid see mõtteviis. Et mind ei huvita, kui seal on 1 000 000 relva. See on lihtsalt Gucci. Nii et ma ei kujuta Gucci't kunagi nii ette. Ma ei kujuta teda kunagi ette käed taskus ütlemas, jah. Sobib mulle. Ja mind ei huvita, kes toas on. Aga see saabki olema selle video YouTube'i pealkiri. Tead, Gucci Mane on uus John Wick. Vaata, see kõik toimub eelvangistuse tõttu, eks? See kõik käib selle üle, kas Gucci eelvangistus tuleks muuta. Kas ta tuleks vabastada? Vähemalt on tõendite reeglid ja standardid erinevad, kui analüüsitakse eelvangistust võrreldes sellega, kas keegi on süüdi väljaspool mõistlikku kahtlust. Kas sa arvad, et sellest piisab, et prokuratuur tõestaks, et teda ei tohiks vabastada või et midagi ei tohiks muuta? Ma arvan, et see kaalub väga tugevalt süüdistuse kasuks.
ma arvan, et kaitsel on veel tööd teha. ma hakkaksin inimesi sellele kautsjoni istungile kohtusse kutsuma. Las nad vaidlevad vastu, keda sa tahad kohtusse kutsuda. Ma tahaksin näha, kas isikud, kes varem ütlusi andsid, jäävad nende ütluste juurde. Ma arvan, et see on tõesti asjakohane. Ja säigi minu kautsjoni istungil, kui mul oli Puuga kautsjoni istung, tead, FBI agent ütles, et tal pole pärast juhtumit olnud ühegi ohvriga kontakti. Mul polnud nendega isegi juhtumi ajal kontakti. Ma lugesin politsei raportit, ma tegin oma hoolsuskohustuse ära ja tema ise ei kirjutanudki seda raportit. Nad kutsusid tunnistajaks FBI agendi, kes ei koostanud raportit, ei kogunud mingit infot ega kogunud ühtegi tõendit. See oli tõesti lohakas kautsjoni kohtu istung. Neil vedas, sest kohtunik oli nende poolel. Aga kui see oleks olnud kohtuniku ees, kes oleks tõesti tähelepanelik ja ma ei taha kohtunikku solvata, aga ma arvan, et kui seal oleks olnud kohtunik, kes oleks tõesti seadust ja esitatud materjale jälginud, oleks see võinud olla hoopis teistsugune lugu. Ma tean, kõik ütlevad, et see on raske võitlus. Ma mõtlen, kuulge, minu jaoks on kõik raske võitlus, aga just sellepärast, teate, sellepärast ma olen Brad Cohen. Mulle meeldib see. Tagasihoidlikkus. Enne kui ma lasen sul minna, on selle kõige juures suur osa leping, eks? See leping, mis trükiti poes välja. Ja nüüd tundub, et prokuratuur ütleb, et hei, meil on see olemas, me saame seda teile näidata. Kas see on oluline? Ma arvan, et see aitab kindlasti nende narratiivile kaasa. Ma mõtlen selle avaldamist, eks? Jah. Ma arvan, et see aitab nende narratiivile kaasa. Ja siin on veel üks asi, mis pole üldse normaalne. See tõend avalikustatakse. Ilmselgelt ei avalda seda kaitsepool. See tõend lekib ajakirjandusse ilmselgelt valitsuse poolt, mis on samuti inetu käik, mida nad teevad põhimõtteliselt igas juhtumis. Nad ei lase kunagi kaitsel häid asju lekitada, aga valitsus lekib alati kõik, mis on halb. Ja siis kohtunikud lihtsalt lasevad sellel juhtuda. Kohus ei käsitle kunagi tegelikult seda, kuidas see video välja lekkis, kes selle välja saatis, miks see välja läks, kuidas nad selle kätte said. Valitsuse suhtes ei toimu peaaegu kunagi uurimisi, see on väga haruldane. Aga kui see kõrvale jätta, siis füüsilise lepingu olemasolu on kindlasti oluline, kui see on allkirjastatud füüsiline leping. Kui see on lihtsalt füüsiline leping ilma tema allkirjata, siis ma ei tea, kui palju see neid edasi aitab. See kindlasti viib neid natuke edasi. Aga kui see ei ole allkirjastatud leping, siis kus on allkirjastatud leping? Miks seda kunagi ei kasutatud? Miks plaadifirma juhid ei saanud kunagi teada, et ta on nüüd 1017-ist eemaldatud? Miks ta ei pakkunud end kunagi teistele plaadifirmadele pärast seda, kui väidetavalt ta Gucci plaadifirmast välja visati? Nii et kõik need asjad tekitavad küsimusi. Kui see oleks olnud päris asi ja see oleks tõesti juhtunud nii, nagu nad ütlesid, siis miks ta ei läinud järgmisel päeval välja ja ei hakanud Columbia Recordsi või Sony või kellega iganes lepinguid läbi rääkima, öeldes, kuule, ma ei ole enam 1017 all, ma tahan oma enda lepingut teha. Seda ei juhtunud kunagi. Ja sa ei näe ühtegi e-kirja, kus öeldakse, et hei, me hakkame lepingut ümber rääkima või midagi sellist. Nii et ma arvan, et see on nende loos tõsine auk. Kas see on võimatu juhtum võita? Ma ei leia kunagi, et ükski juhtum oleks võimatu võita. Alati on olemas võimalus võita. Küsimus on selles, kas argumendid esitatakse õigesti ja vajalikud avaldused esitatakse. Tõendeid, mida saab välistada, saabki välistada. Kõik need asjad taanduvad tegelikult sinu juriidilisele pädevusele. See ei ole ainult see lugu, mida valitsus räägib. Oluline on ka see, kas koosseisu elemendid on täidetud ja kuidas need on täidetud. Noh, vaatame, mis saab. Meil on aega nüüd. Ja 2027 aasta veebruari vahel, kui see kohtuprotsess tõesti siis aset leiab. Bradford Cohen, aitäh, et tulid ja oma vaatenurka jagasid. Hindan seda väga, nagu alati. Parim. Jesse Weber on alati parim. Mulle meeldib see. Tänan, mees. See on kõik, mis meil praegu Sidebari jaoks on, kallid vaatajad. Suur tänu, et meiega liitusite. Ja nagu alati, palun tellige meie kanalit YouTube'is ning meie saadet Apple Podcastis ja Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Samuti võite meid vaadata ka NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23:00 idaaja järgi. Näeme järgmine kord, kallid vaatajad.